tere kõigile ja tere tulemast taas kord kuulama kingitus.ee erilised elamused podcasti. Ja mina olen Kadri Lepiku, minu kõrval on siin teine saatejuht Karmen Klooren ja meie vastas istub üks väga-väga äge Eesti laulja, kes on sellise väga kihvti omapärase attitude'iga ja ta nimi on Artjom Savitški. Tere! Tere, Artjom! Ennem kui me hakkame rääkima sinu muusikast ja karjäärist ja üldse tutvume rohkem, et mis inimene sa ise oled, võiksime alustada sellest, et sa äsja käisid kingitus.ee elamust proovimas ja välikardirajal karti sõitmas. Räägi, kuidas see emotsioon oli, kas olid varem midagi sellist teinud? Ma viimati sõitsin karti ka, kusjuures seoses telesaatega. Või õigemini, kui meil see Superstari saade läbi sai, siis meil oli selline Superstari tuur ja me läksime karti sõitma, et tutvuda siis kõikide orgunnijatega, bändiga ja nii edasi. Ühesõnaga Break the Ice. Ja see oli 10 aastat tagasi ja tol ajal võib-olla 19-aastasena väga ei osanud nagu mõelda, ega mul olid load ka võib-olla mingi 1 aasta, et nüüd seekord minnes ma nagu veits nagu mõtestasin enda jaoks ära, kuidas kurve võtta väljast sisse, siis seest välja, et seekord oli nagu, või vanemana oli nagu natuke põnevam see, kui sul on veel 12 aastat load ka olnud, et natuke oskasid nagu analüüsida seda rada ja võib-olla parema aja ka saada. Ma küll ei mäleta, mis mu aeg 10 aastat tagasi oli, aga tunne oli küll kõvasti nagu kindlam ja parem. Mingit kiirusekartust, midagi sellist ei ole? Ei, mulle autod ja kiirus väga meeldib. Mõne pirueti ka tegid või? Ja selle EFK keskuses seal Lõismäel on see viimane kurv on tegelikult kõige raskem ja seal ma ikka tõmbasin mitu korda üle. Kusjuures ma olen ise samas kohas täpselt samal ajal ka seda teinud, et see on kuidagi, see adrenaliin läheb ikkagi päris üles ja kuidagi ei oska nagu pidurdada seal nagu õigesti, et lähed liiga suure hooga sisse ja siis ta tõmbab sul külje ette ja siis kaotad väga palju aega tegelikult selle pealt. Aga oled sa muidu midagi varasemalt ka kingitus.ee lehelt meie elamusi mingisuguseid proovinud? Mul on kingitud, tegelikult see on nagu mega hea kingitus, vaata, et kui sul ei ole nagu head ideed, mida sõbrale teha või tihtipeale ongi, et tänapäeva maailmas meil on tegelikult kõik olemas, et kas sa kingid raha, mis on siuke praktiline kink, okei, see on siuke nagu kas sobib alati, Nojah, et võib-olla mingil määral solvab, et nagu parema peale ei tulnudki, aga samas nagu nii raske on inimestele kinkida, kui meil on tarbimisühiskond, nagu kõik on kättesaadav ja kui sul midagi vaja, sa lihtsalt ostad. Aga elamus on selline asi, mille peale võib-olla inimesed tihtipeale ei tule või nagu ütleme, kui sul on nagu selline esmaspäevast reedeni mingid tööpäevad, siis sa väga ei mõtle selle peale, sa oled kogu aeg rutiinis sees ja inimesed tihtipeale unustavadki nagu ära selle, et tegelikult peaks sellest välja murdma, et mõtted mujale saada, et olla ka oma töös produktiivsem ja elus sõbralikum ja et perekonna suhted oleks paremad ja nii edasi. Ja tihti on minust on see ka, et ma ei tea, mul endal on vähemalt küll niimoodi, et see nagu enda peale kulutatud raha tundub nagu siuke, et issand, et kuidas ma nüüd siis nagu et olengi nii egoistlik umbes, et raiskan nüüd enda peale. Just, ja siis ongi tore, kui tegelikult keegi kingibki sulle mingi elamuse, et sa oled nagu vau, et see oleks isegi selle peale tulnud. Aga jällegi, kui keegi mulle kingiks langevari hüppe, siis ma tõenäoliselt nagu oleks sorry mees, et väga lahe, aga sest ma olen totaalne kõrguse kartja, et mul ikka tõmbab nagu jalad täiesti makaronid. Kusjuures mul on sulle hea uudis, et kui keegi peakski sulle langevari hüppe kinkima, siis tegelikult kõik meie kinkekaardid on välja vahetatavad ja kusjuures kehtivad ka 3 aastat ehk kui sa võib-olla täna on julge, siis sa võib-olla 3 aasta pärast julged, sul aega mõelda. See on ülikõva, jah. Ei, okei, ma armastan sellega. Aga kas sul on ka, mõtlen, et langevarhüpet sa tegema ei lähe, vähemalt hetkel täna, aga paljudel inimestel on selline oma elamuste bucket list, mida nad kunagi elus tahavad kindlasti ära proovida, et kas sul on ka selline bucket list ja mis seal nagu võiks sees olla? Mul oli pigem oli see mul reisimisega ja väiksest peale lihtsalt Ameerika filmid, Hollywood, muusika, kõik on nagu mõjutanud, et ma tahtsin nagu Ameerikasse väga minna ja nüüd
nüüdseks ma olen nagu 5-6 korda käinud, vaata, ja see oli nagu minu suur siuke bucket list. Ja kuna USA on nii suur, on ju, et kui sa vaatad neid filme, siis näidatakse New Yorki, on ju, tahaks New Yorki minna, aga tegelikult on seal nagu see läänerannik, seal on idarannik, on ju, seal on 50 osariiki ja need on kõik väga erinevad ja just nagu rahvuspargid, loodus, kõik on nagu täiesti seinast seina, et ja sa lähed Ameerikasse, aga tegelikult kui sa nagu sõidad Ameerika läbi, sa oleks nagu käinud Itaalias, Prantsusmaal, Poolas, Lätis, Leedus, okei, sa ei saa Lätist tõusaga, aga te saate aru, et see nagu, et see riik on niivõrd erinev, et jah, et USA oli selline minu suur bucket list. Aga on sul mingisugune lemmiklinn koht, kuhu sa meile nüüd ütleksidki, et vaat sinna mingi kindlasti. Kui te lähete esimest korda USA-sse, siis mingi kohe Vegasesse. Tuimalt. Seal ma ei ole käinud. Vegasega on üks nagu naljakas lugu see ka, et me siin nagu, selline tüüpiline nädalavahetus Eestis on ju, et lähed siis kluppi ja maksad mingi 15 € ja siis mängib seal, ma ei tea, piltlikult öeldes DJ Nova. Mitte seda, et DJ Nova halb oleks midagi ja siis Vegas on nädalavahetus, et sa paned ennast kuhugi tasuta listi peole ja sul on võimalus minna kuulama David Guettat, DJ Snake'i, Cardi B'd ja kõike tasuta, vaata, et Eestis 15 € DJ Nova või siis tasuta DJ Snake, on ju. Jaa, no vot seda võrdlust ma ei oleks osanud üldse oodatagi. Ma just millegipärast arvasin, et seal on nagu see, et igale poole, kui sa tahad sisse saada, siis on nagu, sa pead kõigepealt maksma mingid suured summad, on ju. Ei, tegelikult, kui sa natuke nagu uurid ja puurid, siis seal netist saab, neil on sellised peolistid, guest-listid, nende eesmärk ei ole tegelikult teenida nagu piletite pealt, vaid baaritulu pealt ja ilmselgelt seal üks jook nagu maksab väga palju, et üks näide, et me käisime kuskil basseini peol Ancore'i hotellis ja DJ Snake esines ülikõva, ülilahe. Ma võtsin 40 toltsi kaasa, mõtlen, et saab paar õlle, on ju. Üks sults maksis 0,3, Bud Light maksis $20. Ouch. 2 õlut. Aga mul joppas, et me olime järjekorras ja siis me tutvusime ühe ameeriklasega, kes oli tööreisil seal. Ja siis ta oli, ärge muretsega, mul firmakaart maksab. Ühesõnaga, peab tutvusi olema. Et järjekorras ma soovitan tutvuda inimestega, kes on tööreisil. Ja üldse, kui me kavatseme nüüd Vegasesse peole minna, siis me teame, kelle käest küsida. Ja võite julgeda. Me selle aasta suvepäevad veedame küll Naissaarel, aga äkki 2022 Vegas nagu, kuidas tundub? Ja väga hästi, väga hästi. Ma arvan, et meie kolleegid, kes ka hetkel võib-olla kuulavad, need on ka kindlasti näpud püsti. Ma väga soovitan tõesti. Ei, see kõlab ägedalt ja et ma olen kuulnud nagu meie enda kogu grupi ülemus käis ka seal ja siis ta mõtles, et see on kuidagi nagu täiskasvanud inimeste Disneyland, et tema kirjeldas seda nagu niimoodi. Ja just. Ja just nii ongi, et need tänavad, et kui see pimeduses kõik need valgused kõik tööle lähevad, see on nagu, sa veits ei hooma seda ära, et okei, see on kõik tehislik, on ju. Ja seal hotellid on hästi temaatilised, ütleme, et kui sa pole Prantsusmaal käinud või Itaalias on ju, siis seal on see Pariis on ju. Sa saad selle maigu juba kätte. Ja seal ongi, seisabki Eiffeli torn sul, küll veits väiksemas võitmas on ju, või siis kui sa pole Egiptuses käinud, siis seal on see must püramiid on ju, kus on sfinksid ja asjad, või kui sa pole Itaalias käinud, siis saab seal hotellis saab kondliga sõita, et see on väike Veneetsia sisse ehitatud, nii et uskumatu. Go for it nagu kindlalt. Aga kaua sa Vegases ise olid? Ma esimest korda käisin, meil oli tegelikult Papsiga koos unistus minna Ameerikasse ja ma esimest korda käisin vist suht tiinekana Papsiga koos ja kuna me ei teadnud USA-st mitte midagi, siis me lihtsalt vaatasime, Vegasesse saab mega odavalt, me olime nädal aega lihtsalt Vegases. Lihtsalt nagu kõndisime ringi, aga ilmselgelt see tiinekana ei pane seal veel pidu, eriti oma isaga. Ja seal on üldse see, USA-s on ju alkohol alates 21. Aga ma olen Vegases vist 3-4 korda käinud. Ja viimased korrad on 2-3 päeva, ega seal nagu tegelikult rohkem ei olegi vaja. Tervis ei pea vastu. Tervis ei pea vastu. Rahakott ei pea ka vastu. Aga kui sulle nii väga USA meeldib, kas sa oled kunagi mõelnud, et sinna elama minna või midagi sellist? Tead, ma isegi vahepeal mõtlesin selle peale, aga tavaliselt sa mõtled nende asjade peale siis, kui sa hakkad lõpetama gümnaasiumit. Et kuhu edasi, kas õppima või mis sa edasi oma eluga teed. Ja
ja USA oli ka nagu üks mõte, kas minna äkki magistrit sinna tegema midagi ja Šotimaa oli ka mõte, et ma olin Šotimaa ülikoolides sees, aga kuna mul oli see Superstaari saade täpselt 12. klassi ajal, siis mulle kuidagi tundus mõistlik, et ikkagi jääda Eestisse, sest see andis ikkagi mingi hüppelaua ja mingil määral meelelahutuses oli juba midagi nagu kindlustatud, et siis mulle tundus, et ei ole mõtet seda nagu raisku lasta ja siis ma jäin Eestisse. Ja tundub igati loogiline. Ja nüüd tagurpidi nüüd vanemana mõelda, siis tegelikult ma ei soovitaks üldse kellelegi USA-sse õppima minna, sest esiteks on mega kallis ja nüüd praegu koroona ajal sai võtta neid nii-öelda mingeid koolitusi vist. Kes see pakkus meile? No ühesõnaga, sai õppida erinevates ülikoolides, maailma ülikoolidest võtta mingeid loenguid, mille koroonaga seoses on ju need kõik, kes jäid töötukassa pakkus vist seda Coursera kaudu vist. Ja siis ma võtsin nagu paar kursustest huvi pärast ja võtsin Berkeley sellest musakoolist ja nagu vaatasin need loengud läbi ja kõik on nagu väga tore, kõik on väga lahe, aga mingi 100 000 eest aastas või ma ei tea palju seal maksab, enam-vähem. Ma võin nagu võiksid enda numbritega, isegi kui on 150 000 3 aastat bakalaureus, siis see ei ole seda väärt. Tulge Eestisse, miks nii paljud tulevad Eestisse õppima, sest meil on tasuta ja sa saad väga hea hariduse, et minu meelest see ei ole seda väärt lihtsalt. Ja ma olen ise ka kunagi uurinud neid USA ülikoolide hindasid ja siis see on absurdne lihtsalt. Jah, natukene pikali kukkunud tooli pealt ja siis jälle proovinud reaalsusesse tulla. See mõte on kindlasti nagu selline väga tore, aga kui sa hakkad siis nagu rohkem uurima. Mõte on rohkem lihtsalt see, et sa saaks, et sul oleks nagu võimalus sinna jääda, et võib-olla sa maksad selle eest pigem, aga see on ikka väga suur summa. Aga me nüüd korra juba läksime sinna Superstaari saate juurde, et sa olid 12. klassis. Kas sul, ma hetkel ei mäleta, kuhu perioodi see saade täpselt jäi, kas sul siis nagu, kuidas need eksamite ajad ja kas sellel ajal oli siis see Superstaari saade juba? See oli nagu full eksamite ajal, et see oli nagu... Kuidas sa selle siis üle elasid ja kas oli nagu mingisugune väike nagu stardom lõi ka nagu pähe, et ma nüüd olen staar ja ma nüüd ei pea nii palju pingutama või kas oli nagu... No ma tean, et mul nagu kolleegidel nii-öelda kõik, kes olid superfinaalis, et ma ei mäleta, kui paljud lõpetasid kooli. Minu arust enamus olid ikkagi mingi 11 klass äkki või, et mina olin vist ainuke, kes kooli lõpetas, kui ma ei eksi. See ei ole oluline, aga igal juhul, aga mulle tundus küll, et päris paljudel oli nagu kooliga nagu mure, et nad ei saanud hakkama. Aga kuna mina olin nagu suhteliselt hea õpilane ja mul oli nagu ütleme esimesed veerandid või ma ei tea, perioodid olid gümnaasiumis vist, see olid nagu väga head, siis mul oli see laveerimise võimalus, et näiteks bioloogia kontrolltööd nagu ei jõua lihtsalt õppida, et okei, Savi, kirjuta mulle 1 ja mul tuleb periood 3 kokku tuleb ikka nagu aastahinne tuleb 4, et siis ma nagu veits laveerisin sellega, sest lihtsalt füüsiliselt, kui meil on nagu esmaspäevast pühapäevani kogu aeg tegevused selle saate jaoks nii-öelda content'i üles filmina, mis iganes. Aga kas need filmimised olid siis nagu, mõtlen pärast kooli või sa pidid täitsa nagu koolitundidest? Ei, ma ei jõudnudki kooli mingi hetk, lihtsalt ei jõudnud. Et õnneks tegelikult nagu 12. sul mingi maikuu või vist aprilli keskel juba tegelikult kool lõpeb ära, et sellest ei olnud väga hullu. Aga siis on ikkagi see iseseisev aeg, mida sa pead valmistuma. Aga ei, nagu ma valmistusin, mu kõik eksami tulemused oli jumala head, et ma leidsin selle jaoks aja. Aga muidugi see oli nagu mentaalselt raske, sest 19-aastasena on ju. Sa oled veel väga rumal inimene, ütleme ausalt, sa ei ole elu näinud on ju, ja sulle nagu tundub, et sa oled keegi, vaata. Et sulle tundub, et ongi kogu Eesti rahvas teab sind ja sa oled iga pühapäev telekas on ju. Ja veits tõuseb ikka ära, on ju. Ütleme, ei räägime ausalt, on ju. Katus läheb nagu veits nagu ära. Aga kuidagi nagu ma ikkagi suutsin piisavalt nagu 2 jalaga maa peal olla ja lõpetada kool niimoodi, et kõik eksami tulemused olid 80 midagi ja Maita oli vist 75. Aga matemaatikat ma tegin pohmelliga.
sest just eelmine õhtu oli Sunrise Avenue kontsert, ma ei tea, kas te mäletate seda bändi? Kusjuures tuleb täiesti tuttav ette. Ma nüüd ei pane nagu seda nime ja pilti kokku, aga... Bye bye Hollywood Hills Forever, see oli nende kõige suurem hit. Nad kahjuks vist enam ei tegutse. Ühesõnaga tol ajal olid nad nagu top bänd, eriti Saksa turul. Ja neil oli Eestis kontsert ja kuna kõik Superstari finalistid olid tol ajal tegelikult Universali all lepinguga nii kaua kuni saate lõpuni. Ja võitja sai siis selle lepingu edasi ja Sunrise oli tõenäoliselt ka, ühesõnaga kõik need firmad omavahel suhtlevad igal juhul. Ja siis meil oli seal nii-öelda VIP-ala, kus me saime olla, teisel korrusel ilmselgelt, kui sul on mingi tasuta alkohol, söök ja sa saad pärast mingi Sunrise Avenue'ga lihtsalt backstage'is chillida, siis ilmselgelt sa ei jää kaineks sellel peol. Ja sa oled just tõusnud staari hakatis. Ilmselgelt sa ei jää kaineks seal peol ja siis ma mäletan seda järgmist päeva, kui see Mata eksam on jaotatud 2 osaks, üks on kergem, teine on raskem, siis 2 osa vahel ma RC Cola oli sponsor, siis ma jõin nagu RC Colat seal maja ees, hädaldasin kõigile, et mul pea nii valutab. Aga väga hea tulemus selles suhtes, et mina läksin oma Mata eksamile jumala selge peaga super valmistunud ja mul oli oluliselt kehvem tulemus nagu. Ei, 75 oli, ma olin ka nagu mega rahul arvestades oma nagu olekut seal. Aga tegelikult selles mõttes nagu müts maha üldse, et leida see nii-öelda fookus on ju jätkata ja teha see kooli asi nagu ära, kuigi sul on nagu samal ajal kõrval on selline super äge projekt on ju, Thank God, et siis tol ajal veel nutitelefon ei olnud nagu väga, et kui mul oleks ka veel mingi Instagram ja TikTok veel ka kõrval, ma ei kujuta ette nagu, sest see nagu laastab lihtsalt produktiivsust nagu tänapäevas on nutimaailm. Nagu kogu aeg on seal mingi ahvatlus midagi vaadata, midagi teha. No me nüüd näeme järgmisel hooajal, mis uute staarihakatistega saama hakkab, sest et nendel on need kiusatused on kõik ilusti olemas nüüd. Ja, just. Aga kuidas sa üldse selle mõtte peale tulid, et tahaksid minna sinna saatesse? Kas see oli su enda mõte või keegi su pere poolt suunas sind? No ma olin oma bändi teinud juba selleks ajaks mingi 4-5 aastat ja ilmselgelt nagu undergroundis, me olime undergroundis, oli nagu rockklubi Tapper, kus kõik nagu nii-öelda metal-bändid esinesid ja me kõik väga unistasime sinna saada ja lõpuks oli see, et me põhimõtteliselt olime nädala majabänd ja iga nädal põhimõtteliselt esinesime seal. Ja sul nagu tuleb mingi lagi ette, vaata mingi... See oli siis ennem Superstari juba, jah? Ja, just. Ja ma olin nagu muusikas, lausin poistekooris, siis ma nagu tahtsin seal solistiks saada. Ühesõnaga mulle meeldis nagu esineda, ma tahtsin laulda, ma tahtsin sellega tegeleda. Ja Superstari saade oli nagu selline reaalne väljund, sest enne seda oli juba 4 hooaega olnud ja sa nagu nägid, et tegelikult nagu inimesed lähevadki nagu professionaalselt hakkavad tegelema sellega. Ja mis oli ka minu nagu huvi mingil määral. Ja see oligi nagu põhjus, miks ma nagu läksin. Aga oli sul, kuidas sul, ma ei tea, kas sa mäletad, see oli tegelikult juba ju, oli 10 aastat tagasi või see saade? Jah, vist on jah. Ja aeg ikka lendab väga kiiresti. Aga kas sul oli mingisugust suurt hirmu või kuna sa juba olid nagu esinenud kogu aeg ikkagist iga nädalaselt, siis... Ei, ikka oli suur hirm, sest see oli oma mugavustsoonist välja murdmine. Et me olime nagu esinenud suure rahva hulga ees ja nii edasi, aga ikkagi see on teistmoodi. No esiteks see olustik ka, eks see saade ju, et see produktsioon või see saade on ehitatud selle peale, et sul on seal 3 kohtunikku, üks on nagu eriti kuri, on ju. Kõik hindavad ikkagi. Ja kõik hindavad sind. Jälgivad su iga liigutus. Ja noorena sa ei oska seda analüüsida ka, et see tegelikult on meelelahutusmees. See ongi see saade, et see on nagu selle saate formaat, on ju. Et sa ei oska seda hinnata ja sa võtad nagu kõike nagu väga hinge, kas sul öeldakse halvasti või hästi, on ju. Kas sa mäletad nagu midagi, miskit äkki on nagu eriti eredalt meeles mingisugune kriitika, mis sulle võib-olla väga sellel hetkel haiget tegi? Mingisugune konkreetne... Mul on nagu midagi otseselt haiget ei teinud, aga mäletan ühte Ricky Martini esitust. Lausin, meil oli vist, ma ei tea, kas oli Latino Foorum, mis iganes või disko. Ja siis ma võtsin ühe Ricky Martini loo ja siis ma mäletan, ma tegin jumala hästi.
kuulsin veel pärast Alar Kotkas, kes oli tol ajal see saate produtsent, kuskilt tagant kellegi kaudu kuulsin, et ta oli ka nagu, et ülikõva. Noh, Alar Kotkas on Jukikstardi põhimõtteliselt produtsent, on ju, et talle meeldib siuke veits tõnka, on ju. Ühesõnaga latiino teema või ladina teema. Ja kõik kohtunikud pani mulle puid alla. Aga no too saade oligi kuidagi, vist kõik said nagu puid ja no mul oli tunne, et see oli ka nagu produktsiooni poolt kuidagi nagu push itud, et meil on vaja selles saates mingid pingeid kasvatada midagi. Sest et kui kogu aeg kõik on liiga roosiline, jah, sest nagu inimesed tahavad draamat. Inimeste jaoks on vaja see põnevaks teha, et ongi, see peab olema siuke Ameerika mägi ja emotsioonid käivad üles-alla ja et ma arvan, et ühesõnaga ma sain ebaõiglased puid. Aga ma lähen vaatan pärast kodus kohe üle uuesti. Aga kuidas sul üldse nagu selles mõttes, et tegelikult sa ju enne Superstaari saadet on ju oma bändiga Tapperis, sa tegid tegelikult hoopis teistsugust muusikat. Ma tegin sihukest karjumist. Et kuidas sul nagu, kas sul oli nagu keeruline seal Superstaari saates hakata nagu mingit täiesti teist stiili tegema või pigem oligi see sihukene äge väljakutse? See on nagu so-so, et jällegi, kui sa oled nii noor, siis tegelikult nagu su isiksus pole üldse nagu välja kujunenud ja nagu Superstaari saates ongi, mingil määral on seal väga palju plusse, et sa saad erinevaid stiile proovida, on ju. Et ma ei tea, diskot ja ma ei tea, Eesti mingeid suuri lugusid lauda, mis iganes. Aga jällegi teisest aspektist on see, et kui sul on juba nagu mingi nagu suund, kus sa liigud, et näiteks ma tegin metalit, on ju, ja sa oled selle endaks välja valinud, siis on nagu väga raske nagu ära kaotada ennast nagu nende stiilide vahel, sest ilmselgelt see on saade kõikidele, on ju, et peavad näitama erinevaid stiile, on ju, et kõigil oleks huvitav vaadata. Ja siis ongi, kui nagu see saade läbi saab, siis saad artistina siuke, et peaks tegema popmuusikat, et saada raadiotesse olla populaarne, on ju, ja sul on nagu see mõttekäik, et ma pean meeldima kõigile. Aga nagu see ongi nagu see koht, kus sa nagu kaotad ennast täiesti ära, vaata, sest nagu sa ei tea, mida sa ise tahad teha, vaata. Sa tahad teha, et meeldida kõigile, aga see, probleem ongi see, et sa ei saa kõigile meeldida, on ju. See ei ole lihtsalt puht füüsiliselt võimalik, siis oledki siuke nagu, siuke munadeta vend, on ju, kellel ei ole nagu oma arvamust, vaid kes nagu läheb alati mingi vooluga kaasa ja siis nagu nii rõõbe nii mässa nagu ei tähenda mitte midagi, vaata. Ja inimestel meil ei ole ju huvitav vaadata tüüpi, kellel ei ole mingit karismat, mingit oma arvamust, stiili või mis iganes, on ju, kes kopeerib teisi kogu aeg ja ei suuda nagu, sa kohe tunnetad seda, et ta ei saa päris hästi aru nagu, mis asi ta täpselt on. Et ei ole seda autentsust. Ja autentsust just. Et jah, ma ei tea, kas ma vastasin üldse küsimusele praegu. Lendasin kuhugi oma mingi... vastus on täiesti aktsepteeritav, aitäh. Ja ei, meile meeldibki, kui külalised hakkavad lihtsalt nagu jäävad ise nagu rääkima ja jagama enda mõtteid, et tegelikult selles mõte siin ongi, et me tahamegi ju sind paremini tundma õppida, me kuulajad tahavad sind paremini tundma õppida, kuulata just nimelt sinu seda autentset arvamust. Väga hea. Ja. Aga see Superstar ühesõnaga avas väga palju uksi ja kas sa siis hakkasidki tegema ka ise nagu täitsa siis oma muusikat peale seda, on ju? Jaa, alguses ma tegelikult ootasin, mul oli nagu veits siuke vaiksem periood, kus ma nagu ootasin mingeid nagu koostöid, et mingid asjad olid nagu väga õhus, aga siis kui mingi hetk ei vastata sulle, vaat siis sa saad aru, ilmselt peab nagu midagi tegema, sest muidu on see, et sa lihtsalt kaotad oma selle nii-öelda haibi ära, on ju. Ja siis esimene laul, mis ma välja andsin, oli Ainus soov ja see nagu kuidagi toimis päris hästi ja ta oli ka mingil määral nagu ta oli siuke minu lugu, et ta oli natuke siuke, ta oli popikas küll, aga nagu metal mõjutustega võib-olla, oli kõige kidra sees, on ju, päris trummid ja kõik, aga samas nagu elektroonilise mingi produktsiooniga.
et selle me kuidagi produtseerisime koos Vahur Valmaga ja see nagu toimis väga hästi ja siis oligi nagu käiski nagu üles-alla, mõne singli annad välja on ju, on mingi 150 000 vaatamist YouTube'is, mis oli tol ajal väga kõva number. Siis on mingi 20 000 on ju, siis me andsime Karl-Ander Reismaniga loo välja. Siis kui Karl-Ander Reismanit veel keegi ei teadnud, ta on tegelikult minu koolivend, me laulsime ka koos kooris. Kui te ei tea, kes on Karl-Ander Reisman, siis ta on see tüüp, kes eelmise aasta Eesti Laulul vist 4 looga sisse sai. Et tal on nagu see songwriting on nagu väga-väga kõrgel tasemel ja ta nagu väga tajub seda nii-öelda popi sükest fiili. Et see oli jällegi suur lugu ja mul käiski üles-alla, aga jällegi mul tunnistan üles, et ma olin nagu enda veits ära kaotanud, et ma nagu ka ei teadnud nagu, mida ma päriselt teen ja mida ma nagu tahan teha, et mul käisidki nagu lood üles-alla niimoodi. Et 2-3 aasta tagant võib-olla tuli mõni suur lugu, vaata. Aga ma arvan, et see ongi täiesti okei, iga artisti poole peal on nagu lihtsalt, ikkagi see, et et sa kujuned ajas nagu ju välja, nagu üha rohkem tuleb sul see iseenda nägu nii-öelda, iseenda pilt. No ma olen sinuga nõus, lihtsalt mul on nagu kahju sellest, et kui me vaatame näiteks kas või Karl-Erik Taukarit, on ju, kes läks sinna saatesse palju vanemana ja küpsumana, on ju 20, ma ei tea, kui vana ta oli, ühesõnaga 20 peale, siis nagu ütleme selle elukogemusega ja nende ajudega nagu sa oskad seda trampliini nagu palju paremini ära kasutada ja võib-olla nagu mingi suuna ja fookuse enda jaoks nagu palju paremini tõlgendada. Võt, et nagu selles mõttes, et see, et sa nagu rushid ja teed hästi palju asju, et see ei ole tulemuslik, et work nagu smart, mitte hard, you know. Okay. Aga ma arvan, et see on jällegi nagu see, et igal inimesel ilmselt tekib nagu see äratundmine, et mis see minu asi on ja mida ma teha tahan erinevates eluetappides on ju. Et samas on ka inimesi, kes siin, ma ei tea, 16-17 on juba nii valmis on ju ja neil on teevad kõik mingi startup'e ja miljonärid. Neil on kõik nagu nii nagu läbi mõeldud on ju. Ja samas ei ole ju üldse nagu võimatu see, et sul ongi 30-40 aastane inimene, kes nagu, kas ta siis nagu on alles sealt lävepakult tõusmas või ta on nagu kuskil teisel ringil ja oma nagu mingit uut eesmärki leidmas on ju. Et ma arvan jah. Siia vahele mina kunagi sain teada, et Madonna alustas enda karjääri alles 25-aastaselt, mis mulle tundus, et see on nagu väga hilja, sellepärast et ta on ju nii suur nagu nimi, eks. Aga siis ma tihti olengi mõelnud, et kunagi, mitte et see 25 oleks nüüd mingisugune nagu väga kõrge vanus on ja, aga ikkagist, kui sa nagu midagi täitsa lähed nagu sellise uude maailma sisse ja sa noorena nagu ei ole sellega üldse kokku puutunud või midagi, et siis ikkagist nagu selles mõttes, et tihti ei tohikski üldse karta millegi täitsa uue alustamist hilisemas eas. Ma olen sinuga täiesti päri. Ja kui suurus see 25 number on väga hea, sest ma pean nagu seda aastat selleks, kui ma nagu tundsin, et ma nagu hakkasin nagu päriselt mõtlema. Midagi nagu, et enne seda olin ma ikka selles mõttes nagu ei pidanud ennast tõsiselt võetavaks võib-olla. Ja, aga minu mõnest meeste kohta öeldaksegi, et ennem 25 on nad ikkagist poisikesed ja siis nagu alates 25. Ja vähemalt 25. Midagi hakkab siin koitma. Siis tuleb see mõistus koju ja võib-olla see fookus. Ja, just. Okay, no väga aga mis sa praegult teed selles mõttes, et millist muusikat sa hetkel teed, kus sind üldse kuulda võib? Ma hetkel tegelen ka nagu, ma tegelen küll heliga ja mussiga, aga ma tegelen erinevate asjadega, ütleme, et ma töötan stuudios päris palju, et ma olen tegelikult helirežissöör. Toodame Kanal 2-le, Kiidsoon TV-le saateid. Siis näiteks, ma ei tea, lihtne näide, Pilvede all helid on näiteks minu miksitud, mis siis eetrisse lähevad. Ohoo, no võt. Tänu sellele, et kuna Toomas Kirss on selle produtsent, tänu sellele ma sain nagu võimaluse kirjutada muusikat tema siis uuele sarjale, mis siin ka oli eetris 4 osaga küll, aga see oli ka nagu selline uus kogemus. Lisaks ma siis teen samamoodi meelelahutust, õhtu juhtimist, bändiga teeme enamasti eraüritusi, sest just sellepärast, et ma not sure, mis muusikat ma tahan teha, siis ma ei ole väga palju välja andnud, et me pigem nagu esineme nii-öelda pulma või peobändiga praegu erakatel. Aga kuulda mind saab, et meil on siin üks avalik üritus 13. august Mustamäe turule võib tulla, et me oleme akustilises võtmes seal koos minu hea sõbra Hannesega.
Vot, mis ma veel teen? Loen reklaame hästi palju. Võib-olla tunnete, ma ei tea, kui lähete McDonaldsisse, siis neid on ma enamasti olen neile hästi palju lugenud mingeid asju. Ja hetkel oma muusikaga istume, paari produtsendiga istumegi stuudios, võib-olla otsime seda uut suunda, kuhu poole liikuda. Et siis oleks nagu päriselt niisugune artistlik nii-öelda fookus paigas ja žanr ka vähemalt mingiks esimeseks 5 looks. Ja siis vaatame, kuidas meil see välja tuleb. Väga ja põnev. kuhu poole see suund nii-öelda liigub? Tead, me oleme erinevaid asju proovinud praegu, et mulle endale isiklikult tundub, et võib-olla rock mingil määral hakkab tulema tagasi, kindlasti mitte selles klassikalises võtmes, aga või seda on juba kuulda ka ja tegelikult nagu päris pillid on tagasi või kas see, et see Maneskin võitis Eurovisiooni, on ju, siis kõik on kõik kuulavad täiega rock and rolli praegu. Et ma arvan, et see žanr tuleb tagasi, et me oleme midagi sellist katsetanud, pluss veel mingeid uusi elektroonilisi asju, mida Eestis pole tulnud. Tegelikult Eestis on tegelikult suht lihtne, et maailmas on ju tegelikult kõike tehtud, on ju. Et maailmas on väga raske olla välja mõelda mingit uut žanrit, on ju. Aga Eestisse tuua mingit asja, mida Eestis pole keegi teinud, on suhteliselt kerge. Et me näpimegi neid stiile praegu ja vaatame, mis nagu mulle sobib ja mis kõigile meeldib ja siis vaatame, kas mõni plaadifirma äratab kaikki huvi. Aga kes on sinu võib-olla muusikalistes mõtetes, kes võiksid olla sul nagu kõige lemmikumad või iidolid, eeskujud? Ma kuulan hästi palju vene muusikat. Äkki siuke suur eeskujud, ma usun, et eestlased teavad ka. Teda on näiteks Morgenstern. Ei tea. Cadillaki lugu oli tal. Ma arvan, et sa võiksid meil natuke laulu. Okei, savi. Ühesõnaga, ja mitte seda, et ta teeks mingi ilgelt head muusikat, aga lihtsalt just tema karakter, et ta on nagu nii enesekindel, ta on nii karismaatiline, ta on nagu rockstar, kes teeb räppi. Ja ta konkreetselt nendega YouTuber ja kõik ja ta teeb mingi täiesti crazy'sid asju ja ta saadab oma follower'e igasse maailma auku ja nii edasi. Et tal on nagu nii savi, aga just see nagu karakter ja see nagu isiksus ja see enesekindlus nagu see nagu tõmbabki nagu ligi. Et nagu sellel poisil on nagu, tal on ikka rets julgus. Et jah, tal on näotattuud ja värgid. Jaa. Karakterit tundub olevat küll. Ja. No sa juba vaatad peale, et see vend nagu lajatab. Yeah. Siis mulle meeldib Egor Kriid on siuke teine, ta ei ole võib-olla nii nagu julge poiss kui see, aga mulle ta muusika väga meeldib. Ja välismaisetest näiteks, mu üks lemmikutest lauljatest on Chris Cornell, kes on eelmisel aastal vist suri. Ta oli Soundgardeni laulja, Audioslave laulja. Kes veel, ma ei tea, Michael Jackson, teda kuulsin hästi palju, Bruno Mars, ja siis mingi metal-bändid nagu Bring Me The Horizon ja hästi, ma räägin. Ja ma just tahtsin öelda, et Bruno Mars, mõtlesin teie, et kuule, et need ei ole ju väga suured karjujad. Aga ma mõtlen just nagu muusikalises võtmes või nagu muusikutena. No see on sama hea, et nagu kui sa küsid inimeselt, nagu, mis sul lemmiktoit on, siis sa nagu, mulle meeldib Itaalia kõik, see on nagu nii raske küsimus, vaata. Ja lisaks sellele muusikale ongi just see nagu kogu seda vibe ja kõik see, kuidas ta nagu, ma tea, Bruno Marsi näiteks, kui ma mõtlen, siis mulle ka ta õudselt meeldib. Ta muusika on väga äge, aga ta nagu see persona on, et minu meelest see on natukene sinule nagu sarnane. Okay, see on mõeldud komplimendina, et sa oled ka nagu selline nagu laid back ja selline nagu... Ma ütleks, et tänapäeval ongi tegelikult, kuna muusikat tehakse nii palju head muusikat, siis tänapäeval on see karakter tegelikult päris tihti trumpab üle. Minu arust, mis meil nagu Eestis puudu ongi see, et ma kuulsin kuskilt juttu ka, et miks meil kõik naislauljad kõlavad nagu Liis Lemsalu. Nagu et sa kuuled nagu raadiot. See on jälle Liis Lemsalu lugu. Sa mõtled, et tegelikult nagu ei ole nagu... Aga mul on kusjuures olnud sama mõte, sest et mul on vahest, ma kuulan mõnda uut laulu ja mõtlen, kas see on Liisi laul, sest et seal hääl on natuke Liisi moodi. Ja siis nagu mida laul läheb edasi, siis ma tunnen ära, et ei, et see ikka just ei ole Liis. Et aga
nagu selles mõttes ma saan seda. Ja kui sa hakkad mõtlema, siis tegelikult ongi, et meil on hästi palju naislauljad, aga nagu kas kellelgi on nagu mingi selline appearance nagu, et see on nagu, võt see on tema, on ju. Et okei, Liisil on ju, et ta on nagu hästi ilus, mitte et see midagi erilist oleks, on ju, et ta on lihtsalt nagu hästi ilus ja ta oli nagu suht esimene, on ju. Aga kui sa nagu mõtled nagu teiste lauljate peale, siis nagu tegelikult meil ei ole nagu tugeva appearance'iga artisti. Noh, okei, ma ei tea, Winnie Puhh näiteks. Kusjuures ma just tahtsin mainida Winnie Puhhi ja tegelikult just me ka mingi aeg oma ühe sõbraga rääkisime, et kui sa tahad nagu tänapäeva maailmas, kus on nagu nii palju erinevaid artiste ja meil on seda nii-öelda seda sotsiaalmeedia tarbimist ja sa ju pääsed igale poole nagu nii lihtsalt ligi, et kui sa soovid nagu siin kuidagi läbi lüüa, et siis sa peadki eristuma, sa peadki tegema mingit täiesti umbluu asja, et mingi Gangnam Style, eks ole, ja noh, mõtlen, okei, see Iisraeli eurolugu on ju kasvõi, et kõik on nagu kuidagi nii eristuvad, et see ongi, et see on vaieldav, et kas see on nüüd hea lugu või mitte, aga ta jääb meelde kõigile just on ju selle appearance'iga. Täpselt samamoodi see Maneskin ka, et ma ütlen ausalt, et noh, kui ma nagu lugu valiks, siis mulle meeldis Šveits palju rohkem. Aga jällegi, kui ma nagu vaatan seda tüüpi, siis see nagu karisma ja see nagu julgus ja pole ime, et ta naistele peale läheb, on ju, sest see vend on nii alfa, et ta võib naiseks riietuda, aga ta näeb ikka mehelik välja. Naistele läheb see nii peale ja no tal nagu seda testosterooni lihtsalt kiirgab, sa saad, kõik naised on nagu no see on see mingi mega enesekindlus, aga selles suhtes, et mulle ka hullult meeldis ja noh, peale seda ma ei räägi mehest, et peale seda ma läksingi ja hakkasin täitsa kuulama, neil on väga palju häid lugusid nagu. No, just. Ja kusjuures täiesti selliseid ka ballaade, et jah, väga palju erinevat. Aga jällegi, kui see oleks nagu lihtsalt mingi, noh, ütleme, jälle mingi AC/DC raadios, on ju, millel ei ole mingit erilist appearance'i, on ju, siis oleks jumala savi nendest lugudest, vaata. No. Ka võimalik, ikkagi nagu see, et sulle nagu esitleti teda pildiga, on ju, ja sa nagu enam-vähem kujutad ette, kuidas ta need laule laulab, on ju, kui sa kuuled need laule, siis sa noh, mingil määral visualiseerid seda, vaata. Et see nagu müüs maha, on ju, sest tegelikult need lood, mis praegu kuulsaks saavad, need on ju välja antud mingi 2 aastat tagasi, 4 aastat tagasi, on ju. Et kogu kombo ikkagist on see, mis aga kusjuures Itaalias nad ise ei olegi üldse nii populaarsed, et ma siin käisin juuni keskel käisin Itaalias ja sõidame autoga ringi, mõtlen, et üldse ei tule nende laule nagu raadiost, et mis mõttes on, ma täiega ootasin ja siis ka küsisin sõbra käest, ta ütles, et ei, et itaallased nagu ise, nad ei armasta üldse nagu rockmuusikat. Et noh, minu sõber ütles, et talle nagu endale rockmuusika meeldib, aga noh, üleüldiselt nagu see oligi tegelikult üllatav, et mingi Itaaliast tuli nagu rockbänd, et neil on nagu see veits vähe pehmam see muusika minu meelest. Aga nüüd me oleme pikalt nüüd juba muusikast ja kõigest jutustanud. Ma küsiks veel, kuhu me sind järgmisena võime nüüd kutsuda või saata, et mis elamusi me võiks sulle veel pakkuda? Kas sulle meeldib pigem sellised rahulikumad elamused või sulle meeldib teha midagi sellist ikkagist ekstreemsemat? Mulle meeldivad autodega mingid asjad, et see on nagu minu jaoks nagu väga põnev ja huvitav. Et jah, kõrgused ma hea meelega veel jätaks välja. Aga või mingid, ma ei tea, skuutriga sõita vee peal või mingi siuksed asjad. Et jah, tegelikult ekstreemsed asjad mulle meeldivad, aga jätaks kõrgused välja. Mul tuli just see siin meelde, et meil on suve lõpupoole. Augustis on meie superautode üritus, kus meil on siis esindatud Ferrari, Lamborghini ja siis KTM Expo, et tundub nagu täpselt sulle. Minu teema, jah. No siis on hästi, siis me paneme selle kõrva taha. Väga hea, aitäh. Ja, aga nii, et ütleme nii, et me siis sind kuhugi kõrgele ei saada ja kuhugi vee peale mingid hulle trikke ka ei saada tegema, sest et ma mäletan, kui selle TV3-ga tuli see saade, siis ma alguses panin
nagu sulle panin sellised hästi ekstreemsed asjad ja siis pärast nagu, kui me toimetajaga suhtlesime, siis me ikkagist leidsimegi selle kaardi, et mis on nagu kõigile. Kart oli suht safe ja selles mõttes. Ja. Et jah. Ma tegelikult korra mõtlesin, et see paraplaaniga asi, et sa oled ikkagi nööriga vist auto küljes, on ju, et esialgu, jah. Ühesõnaga see, vähemalt see ei ole mingi vaba langemine, ma isegi korraks nagu mõtlesin selle peale, et võib-olla on nagu tore, aga siis ma mõtlesin, sest näiteks kui ma lennukiga lendan ja kui on nagu need turbulents, ma arvan, mul on võib-olla mingi trauma ka, sest ma mäletan, kui me Tallinna Postikorriga käisime kunagi Kanadas mingil festivalil ja me maandusime Torontosse, siis meil oli reits turbulents. Ja see ei ole lihtsalt see, et sa lendad üle Atlandi ookeani, sa oled nagu harjunud, et vahepeal nagu väristab, vahepeal veits tugevamalt. Ja see oli konkreetselt niimoodi, et davai, kallid sõbrad, me hakkame maanduma. Ja me maandume ja siis lennuk lihtsalt kukub niimoodi 10 meetrit, vaba langemine ja siis ja ees inimesed karjuvad mingi Okay. Nagu sa nagu tunned, vaata, et see nagu sisikond, vaata, okei, et mul ei ole, see oli nagu väga rõve kogemus. Ma mäletan, kui ma nagu lennukist välja tulime, sest nagu ma nagu, tavaliselt kui pikamaa lendudel nagu lennukid näevad suht koleda välja, et mingid tekid on maas ja kõik, aga nagu seal oli nagu konkreetne paanika, kõik asjad olid maas, kõik oli laiali nagu see oli nagu väga kole. Ma arvan, võib-olla mul sealt on natukene see nagu hirm selle kõrguse suhtes. Ja et seal on nagu see ka, et sa ei saa ise kuidagi mõjutada, sa oled lihtsalt kilukarbis. Seal autoroolis oled sina see nii-öelda boss, kes seda asja juhib ja seda suunda nii-öelda sätib. Aga siinkohal ma tahaksin sind tänada, et sa tulid meile siia külla ja tulid meiega oma kogemusi jagama. Ja veel kord mainin üle, 13. august oli vist see päev. Kui Mustamäe turul saab meid akustiliselt kuulata. Ja Kadri on veel väike. Kuna me oleme ikkagi kingitus.est, meile meeldib teha kingitusi, siis me tahame sulle ka tegelikult ühe kingituse täna teha, et sa saaksid sellel suvel vähemalt ühe elamuse võrra rikkamaks siiski veel. Mulle sobib. Ja ei ole midagi liiga ekstreemset, õnneks oskasime siis natukene ennetada, et elamuste paradiisi kinke komplekt, kus siis on üle 50 elamuse, mille seast sa saad siis ise valida. Võtad siukse rahulikuma. Aga tõesti mõned on kaaslasega ja mõned on siis ilma. Minu poolt ka suur tänu, et sa selle aja leidsid, et meiega siia jutustama tulla ja mina sain küll hästi palju rohkem sinu kohta teada ja ma usun, et teised ka. Ma loodan ka. Ja aitäh kutsumast, mul oli ka väga tore lobiseda. Mulle, nagu te aru saite, siis mulle meeldib lobiseda. No problem, kutsuge veel. Aga jah, tänud kõigile meie poolt ja järgmise korrani. Tšau.